usun, et kõigil on füüsikatunnist jäänud meelde üks seadus või nähtus, mida minu mäletamist mööda nimetatakse pöördnurga raadiuseks. See on see, et kui ma liigutan kiirt hästi natukene siin, siis kiir liigub seal hoopis suurema amplituudiga. Minu arust iseloomustab see väga hästi seda kunstniku ja kirjaniku palga ideed, ehk siis see summa, mis Kultuuriministeeriumil nende palkade toetuseks loomiliitude kaudu välja makstakse, ei ole teab mis suur, aga mida ajas ja loodud teoste arvus edasi liigume, seda suuremaks see mõju Eesti kunstile ja kultuurile muutub. Samuti oli üks väga oluline osa selle idee käivitamisel soov tekitada natukene erinevate kunstivaldkondade vahel võrdsust loovisikutele toetuste maksmisel, sest et on ju selge, et nii teatritesse kui kontsertorganisatsioonidele makstav tegevustoetus ministeeriumi poolt läheb ju suures osas nende loovisikute palga maksmiseks, et saaks sündida uus looming. Ja et see võrdsus oleks ka kunsti ja kirjanduse valdkonnas mingilgi moel olemas, on selle jaoks olnud siis üks parimaid lahendusi see kunstniku ja kirjaniku palga meede. Ja kõige suurem ja kõige tähtsam ideoloogiline alus sellel on olnud viia inimesteni teadmine, et looming on samuti töö, mille eest on õigus saada palka, kui sa oled tippvormis, oma ala professionaal ja selle tasuga peavad sulle kaasnevad sotsiaalsed garantiid, et sa oleksid oma loomingu tegemistes sellest igapäeva murest ja lisavõimaluste otsimisest vaba. Kui kunstniku ja kirjaniku palgaga välja tuldi ideega, siis hakati sinna juurde pookima või seda hakati kutsuma riigikirjanik ja riigikunstnik. Sellist ideede, kordan, ei ole meil kunagi olnud. Kunstniku ja kirjaniku palk ei tähenda, et meil on riigikunst ja riigikirjanik, sellepärast, et ministeerium ei vali neid saajaid, vaid ministeerium annab loomeliidule toetuse, kus siis sõltumatu ekspertide grupp valib need saajad välja. Me ei nõua teoste arvu ega mõõda kuidagi teoste edu. Meie ainsaks sooviks on sellel puhul olnud luua võimalused loomingu loomiseks. Kuidas edasi? Ma väga loodan, et meil ka järgmine aasta on võimalus veel võtta juurde mõned kunstnikud või kirjanikud, sest siis hakkaks tööle see süsteemina, 3-aastase tsüklina, sest 4. aastal siis need, kes sel aastal on saanud esimest aastat seda kunstniku ja kirjaniku palka, nendel see periood saab läbi 4. aastal ja tuleksid uued 5 ja me saaksime selle süsteemi tööle. Küll aga tahaks väga rõhutada seda, et ka kunstnike liit ja kirjanike liit võiksid omalt poolt astuda samme, näidata üles initsiatiivi, kas eraraha kaasamisel või siis liidu vahendite kaasamisel, et võimendada nende palgasaajate arvu. Et see peaks toimima, see toimib meil praegu hästi koostöös, aga selle rahastamise poolega võiksid ka liidud ise natukene rohkem initsiatiivi näidata üles. Ja üks kirjanik, kes on sellel aastal mitu raamatut ilmutanud, ühe pealkiri mulle meeldib eriti, Indrek Kohv, kes on siis palkasav kirjanik, pealkiri on Ma elan hästi, on ka ajakirjanduses öelnud ühe mõtte, mida ma tahaksin siin kohal ette lugeda, kuna see võtab kõige paremini kokku selle, mille jaoks seda kunstniku ja kirjaniku palka vaja on. See puudutab küll kirjandust, aga sama hästi võime selle kunsti peale üle kanda. Ma olen saanud pühenduda puhtalt kirjandusele, ma olen saanud mõned teised tööd tegemata jätta tänu sellele. Ja kindel on ka see, et kui ma ei oleks saanud 100% pühenduda nendele asjadele, mis ma tegin, oleks need lükkunud edasi ja mõnikord on kirjutamise puhul nii, et kui lükata liiga kaugele, siis kaob ära see säde. See asi, mis paneb alguses mõtte liikuma, mis annab tekstile selle esimese elupuhangu ja mõned asjad võivadki seetõttu jäädagi kirjutamata.